1. september 2002. Kallis päevik. Ma usun, et ma olen hea inimene. Ma usun, et kõigis leidub head, aga noh, siin me oleme 1. päev viimasest kooliaastast ja ma vaatan kõiki neid lapsi, keda on kogu oma elu tundnud ja küsin, mis juhtus? Väiksed olime, elu tore veel, mured kaugel kauguses. Laulud ja mängud, naljad ja paugud, tudud paksud moosiga. Kastud peale ootamatult nägu Pätsi valitsus. Oi, vabandust! Võtab ülenge, pole see külla, see on vaid boksiring. Hoia hinge, loedi päevi, lõpp on lähedal. Ülikool on paradiis, kui elus olen veel. Ja ma tean, elu ilus olla võib. Ma palun, et päev on ees. Headus on meil sees, laske välja see, võime taas olla head. Kuid mitte veel. Elu paraneb, kui saabub meid Tartust, Rootsist, Tallinnast. Ära siit koomast, võta diploma, siis saan siit pageda. Unistan ma korterist ja uhkest French cafe'st. Võideta nüüd tahtega, et siin koos sind südata. Kurt Kelly, sidemängija, ta on meie kooli... Mis sa mulle ütlesid just hoon? Ei midagi. Ja ma tean, elu ilus olla võib. Ma palun, et päev on ees. Headus on meil sees, laske välja see, võime taas olla head. Hei Marta! Marta Tanstak, mu parim sõber Titest saati. Kas see on Minikas Paris? Jaa, popcorn on sinu teha. Ma rentisin The Princess Bride. Kas see pole sulle ka pähe kulunud? Mis ma ei oskan, ma armastan õnnelikke lõppe. Marta Tansok, raske veok! Kurt Kelly, sidemängija. Ta on kõige pikem päkapikk Neuvõrgu tiimis. Kõige päkapikk. Ei, korjas üles, kohe nüüd! Sorry, kas sa päriselt räägid minuga praegu? Jaa, räägin sinuga. Ma tahan teada, kes andis sulle õiguse kiusata minu sõpra. Sa oled gümnaasiumiidioot, kes töötab tulevikus Haapsalu Hessis. Sul on see punn. Kallis päevik. Miks ta mind hingab, miks ma ei võitle, miks ma käidun niimoodi? Miks ta mind hingab, miks ma ei võitle, miks ma ei ootan magama? Keegi mind võtte, keegi mind anna, keegi mind pääske, mida ma pean keegi pidanud, ei ole mõte. Ja siis on Hennerid, nad hõljuvad kõige kohal. Henner McNamara, head cheerleader, ta isa on rikas, ta müüb kihlasõrguseid. Henner Tünk, Kandeplaatsi peatoimetaja, tal pole küll erilist iseloomu, aga tema maksis ka hindade eest. Ja Henner Chandler, kõige võimsam. Ta on müütiline bitch. Nad on puutumatud. Keegi ei sega neid. Keegi ei ahista neid. Nad oleks kõik, et olla nagu nemad. See oleks kaunis. Mõistustega ühes loos. Pole märkas. Nii kaunis. Soovin, et oleksid kõik. See oleks
olete tundi hiljaks jäänud. Hederil hakkas halb. Millist aitame teda? Ilma loata ei saa te tunnist lahkuda. Jääte nädal aega peale tunde. Mis asja? Tegelikult, Mrs. Fleming, me saime kõik tunnist kooli ajal ja koosolekupäevas vabastuse. Siin. Ma näen, te olete kirjas. Tehke nüüd kiiremini. Minge koosolekule. Kes sa oled? Veronika Soojer, ma ikka tunnustust. Mis tunnustust? Laske mul istuda teiega lõunal ühes lauas. Kas või ühe korra. Te ei pea minuga rääkima või midagi. Kui inimesed arvavad, te reaalselt taluta mind, siis nad jätavad mind rahule. Enne kui te vastate, ma teen ka tunnistusi, koolist vabastusi ja ka puudumise põhjendusi. Aga arstid Ja Pait Heder. lausa see väikese keegi jaoks on sul päris head näojooned. Ja sümmeetriline nägu. Kui ma liigaksin su korru keskelt täpselt pooleks, oleks mul kaks täpselt sama suurt osa. See on väga tähtis. Muidugi sa peaksid mõned kilad kaotama. tule eest ära, tohib. Ma ei taha probleeme. Siis sured täna peale tunde. Ei teinud midagi. Kallis päevik. Ma olen Hederitega juba 3 nädalat sõbrad olnud. Tegelikult sõber pole vist õige sõna. Me oleme pigem kolleegid ja värki. Ja meie töö on olnud täpselt. Tšau, Veronika. Tšau, Marta! Sa näed viimasel ajal tõesti ilus välja. Aitäh. Aga kõige selle meigi all olen ikka seesama mina. Kindel? No, sorry, et ma eelmine nädal niimoodi alt ära hüppasin. Mul on lihtsalt viimasel ajal palju teha. Ma saan aru, sa oled nüüd Hederitega. See on äge. See on nii ja naa. Aga ma luban, me saame varsti midagi koos teha. Veronika! Hederiga sitsunud veel see pronto laua juurde taga. Imeline. Veronika, mul on Ram Sweeney käekirja võtsingut vaja. Sul on midagi kirjutada. Heder, kummarda. Kirjuta. Tere, kenake. Ma olen sind mõnda aega vaadanud ja mõelnud meie koos kunagi veedetud ajale. Loodan, et saad see nädalavahetus mu peole tulla. Igatsen sind. Rämm. Pane peale talkirja südaga. Oota, milleks see üldse on? Ma sain just teada, et Rämm suhtles kunagi Marta laskeveokiga. No jaa, lasteaias. Me kõik ju rääkisime temaga. Me kõik ei suudanud jalkaplatsil. Ja ma mäletan. Rämm suudles Marta laskeveokit. See oli nõme. Totaalne. mees, nii mõnus oleks olla Heder Chandler, Veronika Sooja ja Võiku vahel. mees, jaa, Ruska. Rämm! Vahet oli, see on see kiri minu eest Marta laskeveokile. Mida? Ei! sa eest selle paksmauga suhtled. Mis see sinu asi on? Ära loe seda! Tal on viimasel ajal väga tugev vool ja ta tahtis mu künant nõu kuulda. Juu. Mida sa teed? Palun ära tee seda, mitte Martale! Mida? Ta saab sellest nädalate jagu masturbeerimismaterjali. Jää vait, Heder. Sorry, Heder. Rämm on Martale mingi 12 aastat meeldinud. See hävitaks ta! Kas meil on mingi probleem siin? Mingi kanakitsuda? Kõik oli norm, miks kurat sa meid praegu vihastad? Kui sa peksa tahad, siis küsi. Ja ma meeleldi annan ka. Aga mina kuulaksin küll hoolega. Meil on näopapi ka omad ja meil on kangem praakissi uus pangakaart. Tahan pohvitel kiida tutivoodisse, tahan kaarega lööksu siit minema. Kardad olgu nii, mine koju siis, nuta emme toast patjaga. Või sõitsime teed, lähme autosse, kupi oma jalga otsaga.
su sõbergi oleks tal sugu, jätaks ta sugu toh. Nii ei huvita vaid temaga, minge vaadake multikaid. Siis tule ja teeme hipiga, kooli hoogis 8. Kaela võta sisse lood, see on minu kommikood. Ja siis, et sa võtad ennast kokku tood ja avatud on kommipood. Ajad sirgusel, kui jäägi vinguma, elad tõeliselt, kui sure üksinda. Kannab vodka tiibul või kui eelistad, ammu edasi ja nii lõpetan. Monika, vaata! Ma ütlesin, et ta tuleb vastu midagi. See tõesti võtab mu peale vahel. see on imeline. Kaela võtta sisse. Ja point, Heder! See on kommipood. Tähtis, et sa võtad ennast kokku tood ja avatud on kommipood. See on minu kood, see on minu kood, see on minu kommipood, Heder! sa poleks pidanud neile diktaatoritele anoreksikuidele kummardama, nad hävitavad selle tüdruku. mida? sul on ilmselgelt hing, sa pead lihtsalt tööd tegema, et seda puhtana hoida. me kõik sünnime halvadena. ära siit tee poole ja kõnni lihtsalt minema. ma ei saa su nime. ma ei andnud seda. see jokiga kutt arvab, et ta on hoogutelli ja Veronikale raudselt meeldib ta näitab hoogu, et ta nagu peksa. Ei mees, me oleme viimases klassis. Me oleme selle sita jaoks liiga vanaks. Jaudi kutt, su poiss on ütles, et sa oled palju kõrgis. kui see mu kõrtus, siis sul tuleb küsimuse. sööb kohalik pere elab. aga need tulevad alati perspektiivi rahvaste poliitika. hoiame käsi. selleks sitas. mul on see vana kaasel paremini kui porka ise. kuule, sa oled kunagi näinud seda Rüsti filmi, kus porka võitleb ilma särgita, ta on nagu suht musklis mingi kunni kohta. Pede. jääb point. Rämmi leida pikku. jääb point! täiega vaatasid seda poissi. sinu maja järgi, sa ei saa isegi kondoome endale lubada. olge nüüd, isegi ei tea ta nime. härra ja proua Sooja, vaadake ette. palun, sooviksite pasteeti? see küll pasteet ei ole, see on maksavorst. ma tean, mis see on. See on perenali. oi, naljakas. Kas keegi palun meenutaks mulle, mis kuradi pärast ma seda spiooni paska loen? Sest sa oled lollakas, isa. Jaa, sellepärast. Tüdrukud, on teil tänaseks mingeid plaane? jaa, Rämps Viini juures on pidu, seega Ma olen Hederitega. kui jutuks oli. okei, kui me ei taha peole hiljaks jääda, me peame hakkama juba vaikselt minema. Ära lase nendel populaarsetel tüdrukudel. Mul on vaja neid. Milleks? Sul on teisi tüdrukud. Sul on Marta. äkki ma tahan elust enamat kui maksavorst tema. Need tüdrukud tunduvad väga toredad.
jaa, mu vanamehele tundub nimelt meeldivat asjade lammutamine. kas sa oled seda ka näinud? Kuidas see nüüd käis? minu nimi on Big Mati ja mis on sul ees? Ma olen su mees. Ja siis ta vajutab seda nupukest ja teeb ekraan lendama. See on su isa? Kogu oma poolpsühhoosi esimeseks. Eks kõigi meie elus on natuke stalgikat. Veronika! Nagu näiteks, mulle ei meeldi minu sõbrad. Mulle ka ei meeldi sinu sõbrad. Miks sa pidutud kotti tiksume siin? Circle K-s. See on küll huvitav esimene kohti. ei, ma armastan seda kohta. Ära solvu, aga miks? Tahad proovida? Kas su ema ka teab, et sa sihukest rämpsu jood või? Proovi. Ei, ma väga ei näe sulle, ma ei saa. Veronika! Oi, okei, pagan. Ma pean nüüd minema. Näha. Soolavähk ees. Jaa, siin. Äkki Jackie Chan oma punasega, kui talle tundub muutusi. Vabandust. Nii, Rem, lõbutse täna, aga ootan sul vanusele sobivat käitumist. Kui naabrid hakkab mürajana kaebama, siis mina ja Paul Marsiga sisse ja lööme korra majja, mõistad? mees, kas sa arvad, et ma olen mingi 5-aastane või? Ma olen su isa, mitte mingi mees. Samamoodi sulle kõrv, sa oled pillikodus külaline ja sa käid lugupidavalt. Kindel värk. Mees. Hoia ta kätt! tegin nalja. Kes on tubli venepoiss? Kes läheb Erkroosat leis lõpuvallile? Sina oled. Kes on tubli venepoiss? Sina oled tubli vesekas. Kenasti, naudib pilu, paja, ruiska veel. keda kotib mees? vanemad on läinud ja mul on peaosussi jalas. No nii, kõik kuulake nüüd. Mida teeb pürksilöögine pühapäevases mängus? see, kes surub lüügi vastu, on kuru. Oh, jõu, praegu hädaolukord. Mingi küpa üritab praegu aia ronida. kuradi küppad, ma vihkan teid, kus sa oled? käib. On sul nii korras? Mul ei olnud su abi. Heder, ma ei taha praegu klientida, sest oh my god, sa päriselt tulid või? Mõned, eks? kus need vasakud küppad on? Ma ei kavatsenud tulla, aga kuna sa leidsid aja, siis kirjutasid selle ilusa kirja. kiri. miks sa kogu aeg nii veider pead olema? kirjutasid neid mitmeks nii väga, kui sa oleksid tulnud maale. sa üritad mind mürgistada. sa tuleksid alkoholist sees. okei, pürkslased. meie hakkame tähistama nüüd oma tulevast võitu lüügi üle nende maskoti hävitamisega. okei, me vajame vabatahtlikku, kes teeks pinjatale esimese abi. sina hakkad alustama. ma arvan, et sina väärid seda au. väga ei tea. okei, näitame selle tüdrukule õige pürksiga.
lakku see puhtaks. mina tean, kellega mina esmaspäeval lõunat söön. aga sina? Siia sai. Ma olen nagu hapnik. Ma olen kõikjal. ei, Veronika. magasid psühhomantli kutiga või? ma löön su risti. kõik oli satedutest väike. armas, süütu Veronika. Pole rohkem üks räpa. Miks sa mulle nii hullult haiget tahad teha? sest ma saan. see saab olema nii. See oli kõigest oli. sul oli kiire. Ma pean tagasi Hederi juurde minema. sa ütlesid, et sinu ja Hederiga on kõik. Ja see oli ilus fantaasiamaailm, kus kõik saavad rahulikult elada. aga nüüd on hommik ja ma pean minema tagasi tema romilist perset mu silma. jah, ma ei ole tugev nagu sina. kas ma tulen sinuga? Päriselt või? jaa, Heder on nii etteaimatatu. igaks juhuks. okei. Veronika. mida ta arvab endast? võta. outsiderid ei saa sisse-välja. sa oled luuser, sa pead jääma nagu luuseriks. elu õpetab.
kallis maailm. Usu seda või ei. Ma teadsin hirmu. Ma tean, kuidas üksindus torkas. Peitsen end naeratuste ja kuumade riiete taha. Õppisin, kuidas suudelda poisse keelega. see on hea. Aga maailm, see hoidis mind tagasi. See kaalus nagu betoonist pallikuninganna kroon. Keegi ei usu, et ilusal tüdrukul on tundeid. Keegi ei mõista tema ebakindlust. Olen midagi enamat kui õlapadjad ja meik. Keegi ei näe mind, minu sees. Jessas küll, Veroonikas paneb ikka enam nagu Kurt Cobain. No jättis oma piisavalt hea, et võtta politsei. Eesti politsei! mis siin juhtus? Täpselt nagu tundub. Juba küll. Kas oli mõrv või? Oota siin. Visitan mu meelega. Mingi kiri. Enesetapukiri. Jälle. Rockstari müstikast mööda. Nad ei julgenud mulle silma vaadata, aga selle all oli hirmunud tüdruk, kes klammerdub oma padja külge ja nutab. Mu välimus oli nagu vanglatreid. Nad on jätnud mulle müriaadi arve. Müriaad, nice. Keegi ei usu, et ilusa tüdrukul et on sisu. See on populaarsuse needus. ma olen rohkem kui keppimise ese. Keegi ei näe, mis on minu sees. Eder Chandler ei ole see igapäevane meeskond. Peaksite tunnid ära jätma. Mitte mingil juhul läbi. saan lapsed endale õnnad koju ja elektrikilp süttib nagu jõulupuu. peame selle lihtsalt üle elama. Meie lapsed on suremas. Ma ei taha siinkohal oma kolleegidega vaielda, aga see kool vajab nüüd head vanamoodsat läbiseanssi. Nüüd ma soovitan, et me viiksime kõik sööklasse. Lihtsalt räägiks ja tunneks kõike koos. Suur tänu, kes lööb. Helista mulle, kui süstik maandub. Lase käia, naera hipi üle, aga mina ütlen sulle, me alahindasime Heather Chandlerit. See kõige armsam enesetapukiri, mida ma olen iial lugenud. Ai pagan, kõigil tuleb pikk nädalavahetus. No nii, mitte nii kiiret lapsed, jagage need laiali. Praegu tarbitakse busse, nii et meil on head
ja sa oled Spider. jah. Võõgast nüüd istub, mis lallita näks. Noh, täna olid tööl olla paras piin. Mingi hõim neetud vanu naisi proovis peatada nagu vaesti saavana kirbukast motelli õppuvast. Toomas Hendrik Illes oli seal ükskord sitt on. Üks nagu Lasnamäe. Mäletad Lasnamäed? See pääskemälestus Samba Tamme selts. Isa näitas nendele puuvälistajatele 30 kamakat C4 tüveli kinnitatud. Ta oli kohtusse mõistetud, kuid õigeks mõistetud. Kostikta head. Niisiis, paps, kas võin oma tüdrukseid õhtusöögile kutsuda? ma ei arva, et see on hea mõte praegu. Ära ole igav. Mul küll pole selle vastu midagi, et teiega siin õhtustada, aga ma pean tõesti koju minema. Mu ema teeb täna mu lemmikut. Lasanje, palju juustuga. Nice. Niimoodi kui ma oma ema nägin, ehmitas ta mulle rahvaraamatu kortest. Eks, laps. Just nii, poeg. Okei, homme näeme. Kallis päevik. Jade isa ei saa meie pulmadel sõna võtta. Jumala eest. Jaa. Veronika, mul on sobiv ja ma olen surnuaias. Mis juhtus? Lihtsalt tule kiiresti, palun. Okei, ma juba tulen. Tere. Hei. Kas Körniga on kõik okei? Ja ta minestas. Mina, Räm ja Heder ja Kurt tulime, et kaadata ka Vana-Tallinnat Hederi havale. Tead küll tema pestikatelt. Räm ja Kurt muidugi jõid selle kõik kohe ära ja siis Räm ja Heder tõmbasid koos kuhugi luttu ja siis Kurt hakkas mind käperdama, lihtsalt ei jäänud järele. Oot. Pärast kõike, mis peol juhtus, miks sa mind siia kutsusid? Ei no, nii see kokkulepe oli. Mis sa siia tuled? Ta lubas meid rahule jätta. Eks sa vältid kohtingul vägistamist, pakkudes mind vägistamiseks. Jessus, sa paned seda nii halvasti kõlama. Kuna see on nii, ma igal juhul lahkun. Hei, Veronika. Ostsin 10 õlut just sinu jaoks. Võtaks vähem otsi, mulle aitab. Tule nüüd, ära kõnni minema. Tõmba kaljaks itikast, Heder, tee uks lahti. Sa ei saa mind niimoodi maha jätta, sa põhjustad mu piirkonnas füüsilist valu. See on teadus, ma vajan leevendust. Vaata. Hei, Veronika. Ju, sul on vasak käsi, kasuta seda. Minuga ei räägi nii. Sa riivad tema tundeid. Kelle tundeid? Millest te räägite? Täpselt nagu maasikas ahvatles alati peal. Ma nagu varajane vaasikas, sul õnnas seni on peal. Sa sumised mu kõrval, nii ei kao, muusika, aeg õnneb kao. Bänd mängib trummi, süda tao. Hei Veronika, kuule, lähme tantsime, kuule, muud ei kuule, ei tea. Hei Veronika, kuule, su silmad ja huuled, muud süda tahta ei tea. Sa loed mind täpselt nagu kaardi pealt ja legendi sa tead. Ma mängin tunnetega muusikat ja see tunne on hea. Pilved pisut sünged, hinge kaob, muusika me ümber, vaid meie jaoks. Bänd mängib trummi, süda taob. Hei Veronika, kuule, me tantsime, kuule ja muud me ei kuule, ei tea. Hei Veronika, kuule su silmad ja huuled, muud süda tahta ei tea. Hei Veronika, kuule, me tantsime, kuule, muud me ei kuule, ei tea. Hei Veronika, kuule, su silmad ja huuled, muud süda tahta ei tea. Näe, algs jooge. Oo, tänud.
igavesti seda äravoolupuhastust välja käima. mina tegin seda. Chandlerit ära ei tapnud. Tapsin küll. ma tean seda, aga ma ikka tunnen ennast halvasti. aga samas mitte nii halvasti, kui ma peaksin end tundma, mis paneb mind omakorda veel halvemini tundma. Hei kutid, ootan teilt endiselt vabandust, kuna olete eile õhtul ilgelt külmatibud. Me olime puhastamas Hederi kappi, vähe austust. Oh, Heder tükk oli alati ilgelt hale koosendaja. Heder, appi issand, mis nad teevad mastega. Veronika ütles, et ta või katsub sama räpaste kätega minu asju. Veronika! Veronika! Heder! Sina jää vait! Mina ei peale vait jääma! kuule, see on Hederi patsiga. Jää vait, Heder! Sorry, Heder. Heder Chandler on läinud. Mina asendan teda. Asendad Heder Chandleri. Palun. Sa võtsid vähem muretsema minu ja rohkem enda maine pärast. Kõrdi Lemman tervele kooli rääkis, et teil võiks kolmekast eile õhtul. Kolmekas? Mis kolmekas? Eile õhtul ei juhtunud mitte midagi. Ma mäletan teisiti. Ma mäletan, et teil oli ja... suur mõõga kakluste gaas. Ja ta lubas seda. Kas oli korras? Ei, mul on kõik hästi. Kõik on super, Veronika. Oota mind ka. Hei, Kurt. See Veronika. Hei, kuidas sa teadsid, et mul on fantaasia kahe mehega korraga koos olla? Hea oletus. No, kui sa tahad, et see tuleks tõeks, siis kohtu minuga surnuaias. Koidikul. Tasuta tuss! Ja me ei pea selle isegi pitsat. Mida? On see päris? Jaa, aga me teeme seda Ihlüga kuulidega. Ihluge mida? Ihlüga kuulid. Mu vanaisa hankis need teisest maailmasõjast. Natsid kasutasid neid, et oma enesetappe võltsida, kui venelased sisse tungisid. Kurt ja Rämm magavad täpselt nii kaua, kuni me saame võltsitud suitsiidikirja valmis panna nii, et see läks välja nagu suitsiidiga. Rämm ja mina surime, kuna me pidime oma keelatud geiarmastust peitma tauniva maailma eest. Ja kui hommik hoidab, on nad mõlemad naerualused. Nii, Lähme jälime tšokke. Hei, Veronika. Hei. Hei, Veronika. Nii et kas me lihtsalt tõmbame selle välja või mida? Võtame rahulikult. Stihka minu jaoks. Okei. Sulle meeldis? Ma armastan seda. Sina? Ma mõtlesin, et te võite minult ise huvida täna. Jaa, me võime seda teha. See on nii äge. See on tõesti nii äge. Okei, poisid, ma teen nüüd kolmeni. 1, 2. Kolm! Mida kuradi? Vaatasin mu parima sõbra! Püsti, ma pean tegema. Miks sa mind jälitad? Kuhu sa lähed? Tule sealt aia maadel, kogid!
võib-olla rohkem jutt tuli, ongi põhjus, miks meie pojad ei suutnud selles maailmas elada. Nad olid pede! Jah, mu poeg oli homoseksuaal. Aga see ei hirmuta mind. Ma tahan, et kogu maailm teaks, et ma armastan oma surnud geipoega. Nad olid nii julged ja süütud. Nüüd meie ülesanne on nende alustatud töö lõpuni viia. Mina ei tunne oma poja pärast häbi ja sina ei peaks ka. Eriti peale seda, mida me 97. aasta suvel kogesime. See oli üks paganalt hea kalapüügiri. Mis see on? See on hoolivus, sallimine, armastus. Kui tihti sa saad öelda, et on hea päev elada Läänemaal? Võta heaks püksi. Sa ei pea nii iseennast täis olema. Sinu armastus peab mind tagasi meeldituna. Nii, mis oli järgmine? Heather Duke, ta levitas seda kolmeka juttu. Man hakkavad alla joonima häid fraasid oma Moby Dicki koos, kui sa tead, mida ma mõtlen. Ei, ma lõpetan, see päev tapib mu 3 inimest. See lõpeb siin ja praegu. Või mis? Ma jätan su maha. Veronika, igal sõjal on oma ohvrid. See ei tähenda, et siin oleks väärt võitlemist. Mis? Või sa läksid pigem vangi, ja annad vabapääsu sitapeadele, kes teevad elu nii kannatamatuks, et sa ei saa siin maailmas enam elada. JD, kuidas su ema suri? Seda on päriselt teada. Jaa, päriselt. Mu isa ütles, et see oli õnnetus, aga ta teadis, mis ta tegi. Ta kõndis sinna raamatukogusse sisse 2 minutit enne, kui mu isa seda ette lasi. Ta levitas mulle aknast ja buum, ta kadus. Mul on nii kahju. Ei, kõik on korras, Veronika, see valu annab mulle selgust. Me oleme erilised, meil on nii palju tööd veel vaja teha. Mis tööd? Peame tegema maailma paremaks, parematele inimestele. Millal see lõpeb? Kui kõik sitapead on surnud! Ja nad elasid õnnelikult elu lõpuni. Kas sa tõesti usud seda? Kas sa tõesti läheb kõik tagasi normaalseks? Ära vaata mind nii. Sa tead, kes ta on ja sa armastad seda. Jää vaikimaks. Ainult üks tõeline surnud sõber ütleks sulle seda ausalt, Veronika. Veronika, mul sobiva. Jaa, millega? Miski nagu ei sobi kokku. Ma arvan, et praegu kõrvu mõrvati. Ma üritan mind õrnalt mootos aega. Nancy Drew on sul jälil, Veronika. Miks sa seda arvad? Ma leidsin enestam kirja. See võis olla võltsitud, sa ju teed seda kogu aeg. Ma saaksin paksuks armunud. No jaa, aga kes tahaks teid ära tappa? Ma arvan, et see oli su sõbrake JD. Sa ju nägid, kuidas ta neid sööklas ründas. jaa, mees, see oli haigelt nõme. Selle JD juures on midagi kahtlast. Tundub, et Veronika läheb naiste vanglasse. naine naisega. Ma tahan JD kappi üle vaadata. Ma mõtlesin, et äkki sa saaksid mulle ta koodi anda. see on su tullupealne teagamata. Mind ei huvita, mida nad seal matustel ütlesid. Rämm ei olnud gei. Ma pean oma elu peale kihla. Rämm on pede. jää vait. Vähemalt pole sitatriip. sa oled sita. Sitatriip, sul on sitatriip. lõpetage! Mille tegemine, Veronika, mis sul viga on? Ei, sorry. Ma üritan lihtsalt aru saada. Rämm oli gei. Miks sa midagi muud peaksid arvama? Ta suudles mind, mäletad, jalgaplatsil? No jaa, see oli lasteaias. Süda teab tõde. On aeg valida, Veronika. Hävitada või sure. Miks oleks muidu Rämm mulle selle kirja kirjutanud, kui ta mu vastu midagi ei tundnud? Sa tead, miks ta muidu oleks mu oma peole kutsunud? Ma pean JD-ga rääkima. Ei, palun ära tee seda. Kas sul on piisavalt mune? Marta, sa imestad mind. Päriselt ka. Mis mõttes? Mina kirjutasin selle kirja. Jaa. Hederik palusid, et ma kirjutaksin selle. Terve kool teadis ja naeris. Ja tead, kes kõige valjemini naeris? Rämm. Ta ei armastanud sind. Ta oli munn.
nüüd ta on surnud. Liigu edasi. Ma pidin seda tegema, okei. Kui J.D. oleks ta oma kapist leidnud nukkimas, siis ta oleks ta ära tapnud. Seda sa kardadki. Ma arvasin, et Desperado pani oma 6 püssi puhkama. Kas sa tõesti ei usaldada teda, Veronika? Veronika, siin sadaki. Mul on sind kogemuseks vaja. jah, tänan. Kiiresti, tule tule. Ma natukene vaatan seda juba. Kas sa said hommikuseks ajukasvaja? Sorry, Heather. Tere püksi, tere tulemast sellele väga olulisele kokkutulekule. Kas tappa ennast või mitte on üks kõige olulisemaid otsuseid, mida üks inimene teha saab. Ma tahan, et ignoreeriksite neid kaameraid ja kaamerameeskondi. Ma tahan siin lihtsalt selleks, et seda olulist hetke jäädustada. Kas ta tahab pakkuda, mis on nüüd teen? Tapad ennast laval ära. See ei ole üldse produktiivne fakt. Nii, minu lõputöö oli psühhoteraapilise muusikateaduse põhjal. Ja et ma räägin teatud autoriteediga, kui ütlen, et parim viis teismeliste enesetapudest lahti saamine on hirmust lahti saamine. Luues ohutu keskkonna, kus me oleme kõik võrdsed. Nii, ma tahan, et minuga kaasa teeks. Jagage oma valu. Ma olen mõelnud enesetapule. Kurat, sa teed? Ei, Heder. Sa oled ohutus keskkonnas. Siin on vaid mina ja su sõbrad ja su klassikaaslased, kes sind armastavad. Jaga, kõik saab korda. Heather, istu tagasi maha. Jää vait, Heder. Viimane kutt, kellega ma magasin, tappis ennast ära, kuna ta oli gei. Minu parim sõber tundus alati puutumatu, aga nüüd on temaga läinud ja nüüd ma sõidan iga hommik bussiga ja mu kõht valutab iga päev hullemini ja hullemini ja mu süda peksab valjemini ja valjemini ja ma lihtsalt mõtlen, et issand jumal, ma pean jälle bussiga sõitma, sest kõik mu lubadega sõnad on surnud. Mis sul viga on, Heather? Tahad öelda, et pürksi pole kena koht? Heder, Kus su kooli vaim on? Sa ei väärigi veel 10 värve kanda. ärme käitu õelalt. Äkki hüppad ma pisikasse päästepaati ja ujud üle Haapsalu lahe löögi. Olgu, ma löön nüüd maha. Maga, sa jääd peale tunde. Pange need kaamerad kinni, kurat küll. Kas see on ainuke asi, millest sa hoolid? Telekaameratest? Ma hoolin elude päästmisest. Heder Tumplikus väga väärtuslik õppetumi. Väärtusliku? Ma ei taha olla vaatamisväärsus. Me ei taha, et meiega eksperimenditakse nagu mingid merisigadega. Ma ei kohtle teid nagu verisigu. See on nende suur saladus, Veronika. Täiskasvanud on täiesti võimetud. Ei usalda sind. Sa ütled, et sa kaitsed teda. Ei saa kaitsta meid. Keegi ei saa. Sa oled kasutu. Me oleme selles hoopis täiesti üksi. Te kõik olete idioodid. Ei! Heather Chandler oli koletis, just nagu Kurt ja Rämm. Ja nad ei tapnud ise ennast ära. Mina tapsin nad. Noh, mis te sellest arvate?
küll sinna alla ei kirjuta. Kas sa mulle käru keerab, Veronika? See oli su pika idee. Sa mõtled JD? Ta kirjutas selle kõik. Heder, kui sa tead, mis sulle hea on, siis sa pigem viskaksid selle prügikasti. Ei, ma lihtsalt võtsin su allkirja nagu Marta asja peabki oma. Ta pole täna seisus, et midagi kirjutada. Miks? See oli telekas. Ta hüppas ees siirikirjaga kultra katuselt alla. Oh my god, on ta elus! Paar murtud noor. Lihtsalt jälle üks mõttetu nohik, kes kukkus läbi oma hädise katse populaarseid inimesi imiteerida. Oh my god, Marta! Mul on nii kahju. Kus sa olid? Me mõtlesime ennast haigeks. Su sõber JD käis läbi. Ta rääkis meile kõigest. Kõigest? Su depressioon, su mõtted suitsiidist. Isegi näitas meile sinu Moby Dicki koopiat. Veronika, sa oskad täpselt su käekirja järgi teha. Kallis, palun räägi meiega. Te ei saaks aru. Usu mind, ma olen kogenud kõike, mis sind praegu vaevab. Ma tean, et see kõik tundub väga dramaatiline. Arva ära, kes kohe siia jõuab. Su probleemid tunduvad nagu elu lõpp. Arva ära, kes kõnnib praegu trepist üles. Ma luban, et need ei ole. Arva ära, kes just avas su ukse. Sa ei tea, kuidas ma ju välja näen! Aeg sai otsa, hakkab valetama. Mida ma valesti ütlesin? Kopp. Vabandust, et läbi akna selline väga ebaviinud. Mine ära! Kas sa peidad ennast kapis? Ole nüüd, tule välja. Ma hakkan karjuma! Ma vajan kutsun seal politsei! Kallas, see on okei, ma annan sulle andeks. Tule välja ja pane ennast palliks valmis. Mida? Miks? Su klassikaaslased arvasid, et on allkirjastasid avalduse. Sa pead välja tulema ja nägema, mida nad tegelikult alla kirjutasid. Sa jätsid mind, kui joones näeb sees, pead surema. Kuid, siis mul jõudis kohale. Kaduma peab numbris tükis kooled, sita pead on need, kes sind mu eest hoiavad. Pimestasid, ütlesid sind, kuid sind saan päästama. Sa jätsid mind, ma purdusin, ma peksin seina ja leidsin sind ning kuulsin meelt ja lasin lahti õigusjaanus sees, mis valmis sai see pomm. Täna kool on Vietnam, garanteerime, et ta ei näe su veel. Mul on olemas sinu, me peame olema ühes. Ära jäta mind, pane punkti sõnal. Ma pean olema sinu, kui kooli võidla plahvatab, kus kõigi kaaslased nende hauavarelis võib leida kirja, sest miks surid nad? Meie Maarosi gümnaasiumi õpilased sureme, meie tuhastunud kehad ei puudutavad teid. Teie ühiskond elab vaid vaeste ja haigete kulul. Ei aitäh, alla kirjutanud NG õpilased. Heida! Me pandame, kui tuleb kõik, toomiku sinnime, saame kaitsutada, kui me lauleme. Ma pean olema sinu, me peame olema ühes. Ära jäta nüüd, pane punkti see lool. Sa pead olema minu, olen kõik, mis sul vaja. Murdsid südame mul, ei saa minna sa nüüd. Veronika, ava see uks nüüd, Veronika, ava see uks. Veronika, ärme please tülitse enam, ärme please tülitse. Veronika, ma tean, et sa kardad, saan ma päästa sind. Veronika, tee see uks nüüd lahti, ma loen 3. 1, 2, ohvi.
pommist eemale. oi, Veronika, milline üllatus. Ma arvasin, et sul suitsiidivõistluspäevad on läbi. Ja see väike asi siin, tuleb vaevapomm. Päris pommid on need, mis üleval spordisaalis on. Inimesed vaatavad Noarotsi gümnaasiumi paremeid ja mõtlevad, see kool ei hävitanud ennast mitte sellepärast, et ühiskond ei hooli, vaid sellepärast, et see kool oli ühiskond. Kas sa tead, kus Martad ja Henderid hästi läbi saavad? Taevas! Kas see meeldis sulle? Sest minu arust oli see küll sulle sõna. Seni seletan lõpp! Uppa juhet! Uppa juhet! Kallis Pärvik, kogu selle asja iroonia on see, et ma ei saanudki iseenda ennast kirja kirjutada. Tark tüdruk, piisab koolist välja, siis ei saa keegi surma. Peale, sinu. Ma ei räägi elu. Kogu austuse juures sa eksid. Oi, eemale! Kuidas võid takistada plaani? Kus sa olid? Inimesed räägivad, et sa tapsid ennast ära. Sa oled puhuta välja. Mis sa teed? See ei ole mõeldud sulle. Mu kohting pallil lassin mu üle, et ma mõtlesin, et kui sa midagi täna õhtul ei tee, siis võiks popcorni teha ja mingit filmi vaadata. Midagi õnneliku lõpuga. Kas õnnelikke lõppu on üldse olemas? Kui oma elus suunda ei tea, sihitult liigud, see pole hea. Tumedad pilved rõõme ei näe, mis elus saab, kes teab. Ei mette tea, mis elu meid tuua võib. Kuid ometi see, mis peab, tuleb kindlalt kõik. Tuleb kindlalt kõik. Kui sa vaid küsid, vaatad, näed, räägi ja keegi ulatab käe. Hoides sind rajal kas või üks päev, elu end lõpuks näed. Ei mõtle tea, mis elu meid tuua võib. Kuid ometi see, mis peab, tuleb kindlalt kõik. Tuleb kindlalt kõik.